kui rattur sõidab, siis käte asend on hästi oluline ratta peal. Et käed ei tohiks olla kramplikult, õlad üleval. Et kui sa istud sadulas ratta seljas, siis käed peaksid olema hästi vabalt siin lenksu peal, et ei tasu hoida lenksust kramplikult kinni, ega see lenksu kuskile lähe. Et käed on vabad, õlad on ilusti all, keha on vaba. Ja ainult jalgade töösus on. Et metsa vahel just hästi oluline, et kui sinu rattal on amort, see siis natukene pehmendab seda kätetööd, siis Eesti pinnasel niisugused maratonid on suht kiired ja võistlusratastel nagu seda väga amorti ei kasutata, siis su enda käed on nagu amordid. Et kui sa hoiad niimoodi kramplikult, siis ta just peksab sul sinna kehasse. Et kui käed on vabad, lased rattal ilusti all liikuda, ratas on pehme all, siis on täitsa hea ja mugav sõita. Et proovime. Proovime. Katsu siis kohe nagu tõusu asend siis paika võtta, et sadula otsa peale. Okei. Nii, istu sadula. Nüüd on sulle hästi kerge ülekanne, see on nagu harjumatu. Ja proovi nagu kogu aeg niisugust tempot nagu hoida tõusu peal. Vaata, kas sa saad siit ülesse. Ma ei taha juba minna. Proovi. Läheb. Väga hästi. Tubli. See ei ole naljakas. Aga näed, läheb väga hästi praegu. Sest ma kardan. Et näed, praegu hakkab sul esiratas nagu ülesse tõusma, aga proovi natukene tulla sadula otsa peale. Proovi. Nii, väga hästi, tubli. Peaaegu. Ja nüüd, kui sa oled juba tõesti tõusu poole peal, siis ära enam siit edasi ürita vändata. Et siit on juba lihtsam maha tulla, saad kiiremini ülesse. Aga kui nüüd mul oli vaata, et hakkas see ratas üles tõusma, mis see tähendab? Jaa, see ongi see, et sul ei ole nagu piisavalt seda raskust esiratta peale toodud. Et see ongi see, et sa pead nagu keha allapoole esiratta peale tooma ja sadula otsa peal, et sul see keha raskus tuleks ettepoole. Et praegu sul oligi niimoodi, et sa hakkasid tõusu minema, esiratas hakkas niimoodi ülesse tulema. Ja keha on hästi taga. Aga kui sa tood siia keha ette, siis siit enam nagu see ratas väga kergelt üles ei tule. Ja nüüd, kui me otsa ringi keerame, siis samamoodi on keha nüüd läheb tahapoole. Eks? Et proovime, kui inimene siia täitsa ülesse. Oh juber. Oota, ja nüüd peaks tegelikult käik minema et kui me siit et kui sa tuled nagu kuskilt raja pealt, on ju, et siis võiks olla natukene raskem käik, aga kui me siit samast koha pealt läheme, siis ega laskumise peal sul vändata ei tule, et selles suhtes. Siis ma lihtsalt pidurdan. Ja pidurdamise on nüüd hästi oluline, et mõlema piduriga ja sujuvalt, eks? Julged alla sõita või võtame natuke väiksema? Võtaks väiksema. Võtame väiksema. Et siis laskumisel tasuks tulla sadulast püsti. Et see on nagu selle jaoks, et kui tõesti on niisugune pinnas on niisugune raputav nagu metsa all on, et siis sa lasedki nagu keha vabaks ja sul ratas käib all. Et ei oleks nagu sadulas kramplikult, et võib visata sul kuskilt ära sealt kivi pealt, juurike pealt, ükskõik. Et parem on siis niimoodi, et jalad pedaali peal ja tuled siis püstises asendis, et tuled sadulast püsti, eks? Et ei istu sadulasse. Ja pidurda siis mõlema käega sujuvalt, et midagi keerulist ei ole. Lähme selle sujuvalt selle väikse peale. Lähme siit otse silla peale, et... Jaa. Nii, julgus kokku ja midagi keerulist ei ole. Nii. Ja tule sadulast püsti ja hoia keha natukene tagapool. Tagapoole? Ja sadulast püsti ja tagapool, et sadul, et kui sa vaatad, et siis mul on nagu tagumik on üle sadula ääre. Niimoodi, eks? Et siis on jälle see efekt, et sul on nagu raskus, keha raskus on taga ja esiratas ei libise sul kuskil juurike peal ära. Nii. Ja lähme keerame siin otsa ringi ja proovime nüüd seda tõusu. Nii, ja kui sa näed tõesti, et tõus on juba ees, siis juba enne tõusu tasuks käik ära vaatad, et tõusu peal käikudega ragistamine, see siis võib nagu ratast lõhkuda. Kätest alla poole ja sadule ette. Istud, nüüd istud. Nüüd istun, jah? Ma istun. Näed. Ja nüüd sul lenks ei käinud ainu tänu sellele, et sul oli keha allpool. Ainu. See tuleks nagu meelde jätta jah, et laskumise peal siis natukene keha tahapoole ja tõusu peal siis keha ettepoole, eks? Et niisugused tõusuvärk on meil selge. Hakkame siis vaikselt minema. Hakkame. Jalad pedaali peale kindlalt ja sadulast püsti ja kehaga tahapoole. Kehaga tahapoole, nii. Ja hästi sujuvalt niimoodi, et ei tasu nagu kiirust suureks ajada, lihtsalt tuledki vaikselt kehaga rohkem tahapoole. Kui ma juba kardan, kas see on hea? See on hea, et ohtu tuleb alati ennetada. Kehaga tahapoole, et see ongi sellepärast, et sul ei viskaks nagu see keha üle lenksu, eks? Nii. Ma olen poole peal. Nii, väga hea.
ja nüüd jälle, et kui sa tuled poole laskumise pealt, siis kohe keha tahapoole, eks? Jaa. Nii. Ja kohe keha tahapoole. Ma tunnen, et mu käed on ikka päris mõnusalt sellised krampis praegu. Tõmba keha veel tahapoole ja siis nii. Tunnetad, et käed lähevad kohe pehmemaks, eks ju? Põhimõtteliselt ma võin üle selle sadula sa võid täitsa siia ka tulla niimoodi. Et mida järsemaks see laskumine läheb, seda rohkem siis tahapoole tuled. Ahah. Väga hea. Tubli. Nüüd läheme ülesse ka. Nii. Ja ülesse proovime siis eelmine kord me ei saanud. Proovime siis uue katse, et natukene on seda juba praktiseeritud. Nii, ja põhimõtteliselt ma võin veel kergemaks panna. Enne tõusu täitsa põhja vaheta kõige kergem. Nii. Nii, ja nüüd tule siis sadul ette. Sadulas, aga. Ja nii. Issand jumal. Väntad. Issand. Väga hea. Et kätest alla poole, siis ei hakka esiratas vänderdama. Tubli. Proovime. Ja ta vänderdab. Nii, nüüd jäid liiva sisse. Aga juba rohkem kui ennem. Tubli. Väga hea. Ma pean ütlema, et see ei ole kerge. Jaa, aga kui aga miks põhimõtteliselt ma polekski siit edasi saanud? Oleks küll. Kui ma oleks veel ettepoole lastud. Jaa, et sul kui praegu nagu jälje trajektoori vaadata, siis näed, et hakkas juba ratas keeruga minema, et võimalikult otse ja väga hea. Ei ole see lihtne. Ei. Võistlustel, kui oleks siis analoogne tõus, siis võistlussituatsioonis siis sõidetakse seda üldjuhul ikkagi sadulast püsti, et see vahe siis, et kas siis sadulas või püsti tekib siis sellest kiirusest, et kui Elina siis proovis siit üles saada ja tasakaalu hoida, siis võistlussportlased siis tuiskavad siit sadulast püsti sõites ja võimalikult kiiresti, et ma prooviks siis ühe korra siis tulla siis sadulast püsti sõites seda tõusu.